Täna tahan ma teile näidata, kuidas teha iseendale kodus keellaki hooldust või üldsegi keellaki eemaldust, et kes enam ei soovi keellaki kanda, see saab ilusti teha ka endale eemaldust. Esimene asi, kindlasti me desinfitseerime käed, et oleks kõik ilusti ära puhastatud. Ja 3 esimest küünt näitan ma teile, kuidas teha vedelikuga keellaki eemaldust. Selleks on hästi oluline, et me karestame küünepinna ehk siis selle pealiskeeli hästi ilusti ära, et ei oleks läikivaid kohti kuskilt. Ja see on just vajalik selleks, et vedelik kiiremini reageeriks ja te ei peaks nii kaua hoidma seda fooliumit seal ümber küünepinna. Vaadake, et oleks ilusti ära karestatud, ärge väga kõvasti seda viili seal peale suruge ja kindlasti jälgime ka seda, et nahkasid ei vigasta kuskilt. Et õrnalt karestame küünepinna ära, kuskilt ei läigiks, pühime tolmu ilusti ära, et tolmu ei jääks küüne peale. Ja selleks, et vedelikuga eemaldada, on meil vaja Biosoft Gel Removerit ehk siis keellaki eemaldusvedelikku. Võtame vatipadja ja täiesti tavalise fooliumi. Paned selle vedeliku vatipadja peale nii, et vatipadi oleks ilusti märg. Võtad fooliumi ja keerad ümber küüne, ümber sõrme selle fooliumi. Mähid selle näppu sinna ilusti sisse, et kuskilt ei jääks õhku, ei satuks sinna vahele. Et siis ta lihtsalt reageerib kiiremini, mida tihedamalt see foolium seal peal on. Ja niimoodi teeme kõikide küüntega. Et oleks hästi ilusti sisse mähitud, näete, ma surun niimoodi selle fooliumi tugevalt küüne külge. Ja kindlasti jälgige, et vedelikku oleks piisavalt, et kui liiga vähe vedelikku panna, siis ta ka ei reageeri ja läheb liiga kaua aega või hoopiski ei tulegi maha sealt. Ja hoiame 10–12 minutit, võib ka kauem, aga kindlasti kuskil 10 minutit on selline õige aeg. Nüüd on oluline, me võtame ära ühelt küünelt korraga fooliumi ja lükkame selle keellaki maha sealt pealt. Alustame nahapoolsest osast ja otsa poole siis lükkame seda maha. Kui jääb kuskilt natukene seda keellaki sinna peale, siis ei ole vaja tugevalt spaatlit peale suruda. Selle me saame pärast viiliga eemaldada, et keellaki ei ole vaja kõvasti suruda maha. Et kui me seda nüüd kõvasti hakkame suruma, siis kindlasti tekivad vigastused. Seda jälgige, et õrnalt lükkame. Ja kui kuskilt jääb natukene, siis meid abistab pärast viil. Et oluline on, et küüneplaate ei vigasta. See keellakk peab siis niimoodi ilusti igalt poolt ära tulema, et kui ta nüüd ilusti ära ei tule, siis on 2 põhjust. Kas te olete liiga vähe karestanud ülemist pinda, liiga vähe vedelikku pannud või tegelikult 3. põhjus võib olla veel selles, et olete liiga vähe hoidnud seda fooliumit seal ümber. Nii, sain nüüd kõik maha ja need jäägid, mis jäävad, need me võtame viiliga ilusti ära. 2 järgmist küünt ma tahan teile näidata, kuidas saab viiliga eemaldada. Ehk siis viilides. Ja kui me kasutame poolkuu viile, siis kindlasti see poolkuu on alati küüne naha poole. Ja kõigepealt surume seda viili natukene rohkem peale, kui seda keellakki alles hakkame maha võtma. Ja kui jõuad juba naturaalküüneni, siis hästi vaikselt, et küünenahk küüsi, jälle naturaalküüsi ja kuskilt ei vigastaks. Et mida rohkem oled materjali maha saanud, seda vaiksemini viilid ja ei suru enam küüneplaadi peale. Vahepeal pühid tolmu ära, siis on näha, mis seal all toimub ja kas kuskilt on veel vaja viilida. Et tolmupinsel on alati selline asi, mis aitab kaasa selle töö juures. Ja õrnalt võtan maha. Näete, alustan alati niimoodi, et ma natukene rohkem surun peale. Ja kui juba on see keellakk maha tulnud, siis õrnalt, et kuskilt ei vigasta seda küünepinda. Keellakki saan siis hästi ilusti niimoodi õrnalt maha viilides ka maha, et kes ei taha vedelikku kasutada, siis teine variant on viilides. Et kellele mugavam on, mõni armastab viilida maha, mõni armastab vedelikuga, et üldiselt mõlemad on täna ka sellised hästi populaarsed keellaki eemaldusvahendid. Ja nüüd alustame siis. Kõigepealt lükkame nahad tagasi, ükskõik kas oled vedelikuga eemaldanud või oled sa viiliga eemaldanud. Alustame siis küünenahkade tagasi lükkamisest. Need, mida ma nüüd vedelikuga eemaldasin, samamoodi me teeme nüüd küüne pikkused ja kujud, et kui küüned on piisavalt
pikad või kui sa tahad neid lühemaks, et siis õige aeg on need küüned lühemaks saada ja kuju muuta, et küüned oleksid kõik ühesuguse kuju ja pikkusega. Ja kui ma näen, et kuskilt on jäänud veel natukene keellaki jäänuseid, siis õrnalt viiliga võtan need ära. Et viili ei ole vaja enam mitte kuskilt peale suruda, vaid hästi tasakesi, et küünepinda ei kahjusta. Ja võtadki ainult seda kohta, kus sul on need jäägid, et mitte tervet küünepinda enam ei pea viiliga üle käima. Ja järgmine on alati poleerviil. Kui viiliga oled üle käinud küüned, siis poleerviil võtab kogu selle viili kareduse ära. Kui me tahame nüüd jättagi naturaalsed küüned, siis poleerviiliga võid sa siis käia kõigepealt selle ühe karedama poolega ja teise poolega siis veel kord üle need küüned, et mida rohkem sa poleerid, seda siledamaks nad jäävad ja kui nad jäävadki naturaalseks meil, siis lihtsalt rohkem poleeri, et see on hästi oluline, et nad hästi siledaks poleerida. Pühkisin tolmu ära. Nüüd vaatan, kas on kuskilt nahkasid narvendama jäänud, et nüüd on õige aeg siis nahad ka ära lõigata. Vaata, et sa kuskilt ei vigasta, sisse ei lõika, et hästi õrnalt natukene need kohad, mis on jäänud narmendama. Nii, nüüd on naturaalküüned valmis selleks näiteks, et keellakki peale panna. Kui me otsustame nüüd keellakki uuesti peale panna, siis käib kõik nii, nagu eelmises videos näha oli. Alustame otsast peale Ultra Dry, mis kuivas õhu käes, Ultra Bond, mis kuivas õhu käes, Hybrid Base aluslakk, kuivab lambi all. Nüüd läheb 2 kihti värvi ja peale läheb siis meil läikekeel, ehk siis kas plexigloss või nagu eelmises videos oli meil Chameleon Flexi, kuivab lambi all ära ja küüned ongi valmis. Praegu ma otsustasin, et me jätame need küüned naturaalseks, siis me kindlasti kasutame Vitamin Foundation Base Coat'i. See on vitamiinidega rikastatud aluslakk. Kanname seda peale õhukese kihina, kõigepealt esimese kihi, niimoodi, et naha peale me kuskile ei lähe. Ja see on nüüd vitamiinidega hästi rikastatud ja seda me kasutame kuurina. Et hästi oluline on, kui sa soovid keellakki eemaldada, siis seda Vitamin Foundationit ka kasutada, et need küüned, naturaalküüned oleksid terved ja ei murduks kuskilt ära. Esimene kiht kuivas ära, ütleme paar minutit ja nüüd läheb teine kiht peale ja teist kihti kuivatad ilusti 4-5 minutit, et saaks ilusti kuivaks ja läheb meil küünenahaõli peale, et vaadake see vedelik jättis nahad natukene selliseks valgeks, et see on täiesti normaalne, et kui me nüüd paneme õli peale, siis nad muutuvad jälle normaalseks ja pehmeks. Ma õli peale nüüd masseerin ilusti selle õli sinna sisse, hõõrun, et näha on, et see valge värvus kasus ka küüne sealt naha pealt ära. Ja küüned ongi saavutanud oma naturaalse välimuse. Ning vitamiinidega rikastatud aluslakk hoiab küüned tervete ja tugevatena. Soovin teile edu kodus katsetamisel.